mõtlesin, et teen jälle üle pika aja ühe vlogi. Suve algusesse on toodud Vasalemma rallikross, nii et homme hakkab siin suur krossitamine ja teen väikse vlogi sellest. Et Vasalemmas on rallikross toimunud juba, ma arvan, et varsti 30 aastat või isegi rohkem, sama vana kui mina olen. Et 79 ma olen sündinud, siis 80-ndal ma arvan siin juba käis siia vanasse karjääri, hakati kruusa tooma ja siin olid ju 80-ndate ja 90-ndate alguses olid ju kurikuulsad Vasalemma rallikrossid, kus siin oli inimesi. Mu isa müüs meie põllu peale pileteid, parkimise pileteid ja rahvast oli niimoodi, et need kalda ääred olid kõik inimesi täis niimoodi ümberringi, nii et müür oli ees, inimeste müür ja mitmekordne, et ei näinudki nagu läbi, mis siin nagu toimus areeni peal. Et siin olid nagu ikka legendaarsed ajad. Et tänapäeval seda enam ei ole, aga äkki tulevad jälle. Et see aasta on siis juunis, muidu tavaliselt augustis olnud. Aga homme vaatan, ma tegin täna väikse tiiru siin, jalutasin. Mõned olid juba kohale tulnud oma asjadega. Nii.
selleks korraks siis on Vasalemma rallikross läbi saanud. Mina muidugi magasin selle lõppu täiega maha. Lõppu ei näinudki, nii et pidin tööle minema hoopis. Aga kõik sai õnnelikult lõpuni ja Vasalemma rallikrossi traditsioon jätkub sellel aastal ka, et ega see suuresti nagu tänu mingite entusiastide korraldada on, et ma arvan, et ega sellest nagu suurt mingit materiaalset tulu ei saa, et inimesi väga palju ei olnud. No natuke oli, pilet oli ka päris kallis, et vist eelmine aasta oli minu meelest 10 pilet, aga see aasta oli 15, aga no kõik läheb kallimaks, palgad ka tõusevad. Ja no näe, nüüd on siin jälle siuke püha rahu. Inimesed püüavad kala ja tribüün on siin alles, kus peal ma istun. Et see viiakse ilmselt tänaval ära ja koristatakse. Nii et väga tänuväärt ettevõtmine. Et Vasalemmas mingi elu on vähemalt. Vahepealsed aastad siin see rallikrossi rada jäi päris soiku. Et siin kohalikud mehed võtsid asja üles ja tegid ägeda ürituse. Nii et kiitus. Et loodame, et asi areneb ja ühel päeval on, kuidas see on, et Vasalemmas maailmameistrivõistluste etapp. Et see on niisugune hullumeelne unistus ilmselt. Aga fantaseerida ju võib. Et saab tore olema. Selleks korraks kõik ja Vasalemma elu jätkub. Vaatasin järgi täpselt 81. aastal oli esimene tõsisem võistlus siin, et kui hakati seda, et mina ei mäleta, et siin oleks teistmoodi olnud, aga see oli üsna, siis hakati seda kruusa siia tooma, et see auk oli lihtsalt nagu kiviauk siin, karjäär. Et siis tehti need teed ja asjad siia. 81 aasta. Sellest on siis möödas 40 aastat varsti. 2 aasta pärast saab see 40 aastat on Vasalemma rallikrossi rada olnud. Ja peaaegu iga aasta on siin peetud võistlusi, nii et äge, väga äge, aga kohtumiseni ja teeme jälle asja.